tere tulemast Hea Taro kanalile. Vaatame, milliseid sõnumeid on kaartidel edastada täna neitsidele. Kuna küsiti, siis üle pika aja teen suhteenergia lugemist. Suhe võib siis olla partnerlussuhe, romantiline suhe, aga võib olla ka näiteks töösuhe, sõprussuhe, on ju, perekonnaga keegi suhe, et ei pea olema just romantiline suhe. Aga vaatame, tegemist on üldiste sõnumitega. Alati ei pruugi resoneeruda, aga võta kaasa ainult see, milles ennast ära tunned, ära vägisi sobitu. Et kui sa tunned, et ei ole sinu lugemine, siis ei ole. Et olen pannud siia kindlasti ka tagurpidi kaarte sisse seekord. Et vaatame neitsidele. Nii, aga esimeseks võtame tema energia sinu suhtes. Tema energia neitsi suhtes. Palun esimeseks kaardiks. Nii, vaatame. Tema energia neitsi suhtes. Nii, maagikaart, võimaluste kaart, uute alguste kaart. No maag on kõik on võimalik. See on justkui on keegi, kes on võtnud neitsi nagu fookusesse. Et selline tunne on, et ja siin on kõik võimalik. Maag on number 1 kaart, on ju. See on kaart, kus justkui kellelgi on kõik võimalused midagi alustada. Justkui neitsi suhtes ta peab lihtsalt midagi tegema ja võimalus midagi saavutada on täiesti olemas. Justkui tal on olemas kõik vahendid selleks, et saavutada oma eesmärk, mida ta soovib seoses neitsiga. Aga midagi ei hakka enne muutuma, enne juhtuma, kui ta kasutab neid tööriistu, mis tal olemas on. Neid, mis iganes. Et midagi peab ta tegema selleks, et saavutada seda, mida ta soovib. Sest maagi puhul, maagiakaart, maag on oskused, anded, et tal on justkui sellel teisel osapoolel on olemas. Tal on vaja lihtsalt, maag on tahtejõu energia, kui sa midagi tahad, siis sa neitsi osas ka saavutad. Et sul on selline, kui sa sead fookuse, kasutad ära kõik olemasolevad ressursid, tegutsed, sest selles kaardis on millegi osas justkui valmis midagi alustama, mingit teekonda ju siis neitsi osas, et maag seab fookuse millelegi või kellelegi ja kui ta tõesti soovib midagi, siis siin on potentsiaal hästi tugev. See on selline hästi tugev jah-kaart, jah, tegutse, jah, et keskendu, sea oma energia, oma maagia sellele, siis sa ka saavutad seda. Et siin on justkui kellelgi on pilk neitsi peal, et see fookus on seatud, nüüd on vaja tegutseda. Maag kutsub tegutsema, aga see on hästi positiivne, selline teekonna võimaluste kaart, justkui mul on kõik võimalused. Kui ma väga tahan, siis siin on kõik olemas, mis selle saavutamiseks ka vaja oleks. Kõik uued algused on maagi laual, kõik võimalused. Nii, aga vaatame sinu energiat tema suhtes. Neitsi energia tema suhtes. Neitsi energia tema suhtes. Et milline kaart siit tuleb? Mingi tagurpidi kaardist. Mõõdukese kaart viitab hamburile ka. Et mõnel neitsil võib olla siis tegemist hamburiga. Aga see mõõdukuse kaart on siin tagurpidi. Minu jaoks see näitab, et midagi äärmuslikku, midagi ekstreemset, midagi on nagu tasakaalust väljas. See on natuke selline ultimaatumite kaart. Selles mõttes, et mõõdukus nagu seal midagi on tasakaalust väljas, et sellised võib olla, et meil on millegi osas nagu põrkuvad soovid näiteks, et me näeme mingit teekonna pisut erinevalt. Aga siin ma olen valmis kõike proovima, uut algust. Aga siin on nagu
nagu ei ole päris ühe lainel, et kuidagi põrkuvad huvid või põrkuvad soovid, selline tasakaalu kaotus, et neitsi täpselt justkui kuidagi mõjutatav on võib-olla selle teise osapoole poolt, et ta võib kuidagi mind kuidagi tasakaalust välja lüüa, et see kuidagi mind mõjutada. Et siin on sellist liialdamist. Siin võib olla mõnel juhul, et ma tunnen, et ka see teine osa, see ei ole kõikidel neitside puhul, aga see mõõdukuse kaart näitab tihti sellist tagurpidi just millegi osas liialdamist, äärmuslikkust, ägestumist, võib ka olla mõnel juhul, mõnel neitsil näiteks, et teine osapool liialdab, ma ei tea, pidutsemisega, alkoholiga, millega iganes, et ka seda võib näidata. Aga ja et võib-olla, et tunnen ka, et keskendutakse millelegi, aga märkamata muud on ju, et teisi enda ümber, et vahel ka sellist, vahel on selline lepitamatuse tunne, aga ekstreemne energia, just kui ma tunnen, et asjad ei ole tasakaalus, me ei taha päris ühte asja või me ei saa kõigest päris ühtemoodi aru, et seda neitsi võib-olla tunnetab, et aga siin on võimalust, siin on valmis proovima, siin on uued algused, kõik võimalused. Aga midagi on justkui ma tunnen, et no me ei liigu päris, meil peab olema ühine eesmärk, aga siin on selline natuke selline ekstreemne ultimaatumi energia, et no kuule, et nagu ei ole selline kuldse kesktee leidmine, vaid nagu tasakaalusta midagi välja, millegi osas on nagu tasakaalust väljas. Et neitsi tunneb, et asjad ei ole nagu võrdne, midagi on nagu tasakaalust väljas. Et oleks vaja leida millegi osas nagu parem lahendus. Mingisugune parem viis, et ma tunnen, et saaks paremini, ma ei tea, selles energias. Aga vaatame, tema kavatsused siis neitsi suhtes, lähitulevik, tema kavatsused neitsi suhtes. Siin on sauade kuus, aga tagurpidi ja sauade kuus tagurpidi näitab mulle nagu ei pöörata piisavalt tähelepanu. Sauade kuus tagurpidi, et selline vahel võib näidata, et nagu kaugenemine, selles mõttes, et ei saada kellegiga kontakti. Vahel on see, et ma ei saa temaga silmast silma vestelda, et mingisugust võib-olla füüsilist eemalolekut võib näidata ka lihtsalt sellist, võib näidata, et ma ei tunne, et ma saan seda tähelepanu või siis vastupidi, et tema kavatsused justkui ta ei osuta seda tähelepanu neitsile, mida võib-olla neitsi vajaks või vastupidi, et tema ei tunne, et temale seda tähelepanu osutatakse, mida tema vajaks. Et selline tähelepanuta jäämise energia või siis jah, et midagi ma nagu, et ma ei tunne, et ma saan seda kiitust, ma ei tunne, et ma saan seda tunnustust või siis vastupidi, et ma ise ei kiida piisavalt neitsit, ma ise ei tunnusta teda sellest, ma ise ei tõsta teda tähevalgusesse, ma ise ei nagu rambivalgusesse, et kuidagi temale seda tähelepanu ei anna, et midagi siit on nagu üks osapooltest igal juhul ei tunne, et ta saab seda tähelepanu, mida ta võib-olla vajaks või sooviks või ootaks. Aga võib näidata ka selles mõttes seda, et on mingi distants vahel, et keegi on kuskil eemal, kaugel või ma ei saa seda lähedust, mida ma sooviksin. Aga mida sa ei näe või mis on selline, mis jääb nagu varju külje, küsime seda, mida ma ei märka, mida neitsi ei märka selles suhtes või pole märganud. Mõõkade 7. No mõnel neitsi kindlasti on ka, et see on usaldamatuse energia, reetmise energia, midagi, mida ma pole märganud, mida kaardipaki all on müntide 3, mis on koostöökaart. Aga usaldamatus. Mõõkade 7 on usaldamatus energia, et kuidagi kutsub valvas olema. Ja
samas ta kutsub ka olema õiglane ja aus. Et ise nagu kõrge moraali järgi ka tegutsema, aga siin on kuidagi selline ka vahel mõõkade 7 näitab, et ma sisendan endale, et kõik on hästi, kõik on korras. Siin on vaja koostööd teha. Millegi osas on vaja, või ma ei usalda, võib-olla teen ise väga palju ära, et võib-olla selline koostöökoht on hästi oluline saavutada koostöö. Siin on mingisugune usaldamatus. Et ma ei usalda midagi või vahel on see hirm lihtsalt, et ma ei usalda kedagi, et võib-olla olen kogenud mingit reetmist või et selline usaldamatuse energia on siin. Aga see on selline varjupool, mis kuidagi varjutab. Et millega osas nagu täita usaldust ei ole või siis koostöös ma ei anna ohja, kuidagi ei ole ühist eesmärki. Millega osas ma tahaksin, et oleks, võib-olla siin ka, nagu ma ütlesin, et ei ole seda millega osas ma tahaks, et me liiguksime täpselt ühes suunas, aga me nagu ei lähe päris ühes suunas. Samas siin teises osapooles on see potentsiaal täiesti olemas. Et see, jah, ma nagu tahaks, aga selline trikitaja energia tekib, et kas see on tõde ja kas see on õige, et aga siin on kõik uued võimalused, uued algused. Aga kuidagi mingi varjupool on siin, mis mind teeb ettevaatlikuks. Seoses koostöös, seoses ühise eesmärgiga, seoses võib-olla panustamisega, mis teeb mind nagu võib-olla ettevaatlikuks, mis võib-olla kuidagi mõjutab minu kuidagi midagi, mis mind mõjutab võib-olla alateadlikult, mitte et ma teadlikult seda teen. Aga vaatame tema käitumine sinu suhtes lähitulevikku. Tema käitumine sinu suhtes, Neitsi lähitulevik. Siin on mõõkade 5, aga tagurpidi, mis on ju väga tore. See tähendab, et ma proovin väldida igasugust konflikti. Et mõõkade 5 puhul tagurpidi on see energia, kus on soov leppida, soov andestada, soov võib-olla ka võimalus, et võimalusel kuidagi siin on selline enesekindluse kasvatamine, võimalusel ma sooviksin areneda, võimalusel ma sooviksin lahendada probleeme, mis on võib-olla lahendamata. Et siin on hästi potentsiaalikas on see teine osapool, sest midagi on nihkes, tõenäoliselt see ongi neitsidele, kellel on vaja seda, et midagi on tasakaalust väljas, millega osas mingis suhtes me ei ole nagu ühel eesmärgil siin ka, kui see koostöö on nagu oluline seada ühine eesmärk. Mõõdukus tagurpidi näitab ka, et ta on kaldes siin ka nagu eemaldumine millega osas, et nagu millega osas ma vajaks ühist eesmärki, aga mõõkade 5 tagurpidi justkui tema tulevik käitumine sinu suhtes näitab ikkagi soov leppida. See on see energia, kus kaotused muudavad tugevamaks, et isegi kui midagi pole õnnestunud, aga sellest nagu siin on vaja rääkida, suhelda kindlasti, mõõgad kutsuvad suhtlema, vestlema. Aga ja igasugune selline et nagu selline valmisolek, et nagu valmisolek, ma ei taha, et asjad lähevad nagu teravaks. Et igat pidi olen nõus nagu relvad maha panema, ma tahan, et oleks meeldiv vestlus, et ma olen valmis kuulama, ma olen valmis mõistma, andestama, et selline soov on väga suur, et ma ei taha jumala eest üle sõita, ma tahan, et selles mõttes see viitab sellele, et mõõdukus tahab ju ka tegelikult sellist kuldset keskteed, ma ei taha kellelegi liiga teha ja siin on ka, tekib see valmisolek, et ma ei taha liiga teha, ma tahan leida paremat võimalust. Aga vaatame potentsiaalset tulemust, milline energia tuleb, potentsiaalne tulemus. Potentsiaalne tulemus, palun. Siin on ülempreestrinna, aga tagurpidi ja ülempreestrinna tagurpidi võib olla ka selline energia, kus keegi ei ütle kõike päris välja, selline saladuste hoidmise energia, aga ka natuke usaldamatus, et ma pole päris kindel, et kas siin on see midagi just, kui ma milleski ei usalda kedagi 100% ja see on endiselt veel, et väga natukene ettevaatlik. Võib-olla ma kahtlen ka iseenda sisetundes ja ma kahtlen või ignoreerin
et ma ei suuda nagu midagi läbi näha, et ma ei tunneta seda, et kuidas see nüüd läheb, et millega osas ma olen, on veel nagu sellist, midagi ei ole nagu päris lahti räägitud siin, et kõik ei saa veel lahti räägida, midagi hoitakse ikkagi endasse, ükskõik kumb osapool siis, et hoiab endasse, sest ülempreestrinna on selline saladuste, tagurpidi just saladuste hoidmise energia, usaldamatus. Vahel ka, et ma hoian ikkagi midagi nagu natuke ennast maski taha, et isegi kui mult küsitakse, et kas kõik on hästi, ja kõik on hästi, aga tegelikult ei ole, ei räägita päris kõike ära, et natuke see usaldamatus, kuigi soov on siin millegi osas veel alles, et selline ettevaatlik, et see ei ole halb energia, et ma lihtsalt pigem ei ütle, pigem hoian tagasi, et vaatan, kuidas asjad lähevad, et võib-olla on vaja rohkem aega millegi osas. Aga vaatame nõuande energia ka siia ühe juurde. Nõuande energia ka. No just see koostöökoht, mis siin välja lipsas juba selle usaldamatusel, mul on vaja kellegiga seada ühine eesmärk. Et siin on midagi, et me ei liigu päris ühel eesmärgil ja nõuande koht ongi müntide 3, mis on koostöö, partnerlus, võib-olla nõu küsimine, ühine eesmärk. Selline ühtekuulumise tunnet on vaja. Et meil on vaja ühist eesmärki, kuigi me oleme erinevad, siis me üksteist täiendame, et seame ühise eesmärgi, et kuidagi sellise tugeva pinnase loomine on siin oluline, et sama eesmärgi nimel tegutsemine on nõuande energia. Aga sellised üldised sõnumid kellegile. Suur aitäh, Neitsi, et kuulasid!